Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Amburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19–25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel siis teile selleks nädalaks öelda on. No see esimene kaart siin nädalakaart on sauade 7. Sauade 7, nagu te kaardi pealt näete, on selline natukene võitlushimuline. Tegelikult ilmselt tähendab see seda, et teil tuleb oma seisukohti kaitsta. Kas on keegi teile pannud näiteks tööalaselt liiga suure koorma ja te hakkate vastu, et ei soovi seda teha, et see ei kuulu teie tööülesannete hulka või on mõni muu seisukoht, mida teil tuleb kaitsta? Siit edasi tulevad 2 kuningat. Üks on müntide kuningas ja teine on sauade kuningas. Müntide kuningas on rahaasjades väga osav ja sauade kuningas näiteks on selline, kes tahaks edasi liikuda. Tema tahab uusi projekte algatada, temale meeldib liikuda. Ja müntide kuningas, nagu seal samas kõrval ütleb, et tasakaalukalt vaatame, kaalume kõik asjad läbi, paneme plussid ja miinused kirja ja siis vaatame, kuidas meil need uued projektid minema hakkavad. Siin 4. kaart selles reas on päike. See päike on taro kaardipaki üks ilusamaid kaarte. Aga selle nädala lugemise valguses ma ütleksin, et see päike näitab teile teed. See näitab teile teed, kui teil ongi plaanis mingid uued projektid, mingid uued head ideed ja müntide kuningas siin ütleb, et vaatame ja mõtleme. Sauade kuningas ütleb, davai, teeme ära. Siis päike näitab seda, valgustab seda teed. Te nagu näete selle päikese valguses, kas seda tasub teha või mitte. Ja miks mul selline nagu mõte pähe tuleb, on siin alumise rea kaart. Üks esimesi kaarte on siin see kuukaart. See kuukaart räägib sellisest sisemisest teadmisest. Teie sisetunne ütleb teile, et mis on õige, mis on vale. Ja see uus projekt, mulle tundub, et see ei ole väga edukas. Miks ma seda arvan? Ma arvan seda selle mõõkade 10 pärast. Siin on selline mõõkade 10. Mõõkade 10 mees lamab siin, tal on 10 mõõkas selga löödud. See on läbipõlemise kaart. See on reetmise kaart. See on valukaart, kus keegi teil vaiba nagu tugevalt ära tõmbab. Siis ma arvan pigem seda, et see päike valgustab teile seda olukorda ja hoiatab teid selle eest, et ärge selle uue projektiga hakake tegelema. Sest et kui te seda päris üksi ei tee, siis võib-olla need, kellega te koos plaanisite seda teha, ei ole kõige paremad äripartnerid teile. Et see projekt tuleks jätta ja lükata edasi ja mitte sellega praegu tegeleda. Te võite saada hirmsasti haiget. Teie äripartnerid võivad teid reeta. See mõõkade 10 siin ei meeldi mulle mitte üks raas. See on selline kurja kuulutav kaart. Aga ta näitab ka seda, et üks etapp teie elus saab läbi. Kui päike valgustas seda teed teile, et ärge alustage selle projektiga, et oodake, las see läheb mööda, las see projekt ja see mõte läheb mööda, tuleb midagi paremat ja tuleb väga ruttu, sellepärast, et siin nädala viimane kaart on sauade 8 ja sauade 8 on uus algus ja kiire. See on välgu kiirusel teie elu pöördub. Et mulle tundub, et see päike tahab teid lihtsalt hoiatada, et ärge uskuge kõike. Seda räägib ka see kuu, et ei tasu kõike uskuda jutu põhjal. Tuleb kontrollida, tuleb kõiki lepingud punkthaaval läbi lugeda. Et siis te saate teada, kas see
äriprojekt ongi nii lubatult hea või tegelikult on sellel asjal ka selline teine pool, must pool, mis iganes teie eest üritatakse võib-olla varjata mingeid asju. Et vaadake selle päikese valguses, vaadake, hinnake seda kõike, et ei peaks pärast pettuma. Ja kui teil tuleb nüüd midagi, millelgi lasta minna, see võib olla valus kaotus. Võib-olla see tõesti, te olete palju panustanud sellesse äriprojekti, te olete unistanud, lootnud, võib-olla olete rahagi juba oma peas seal lugenud ja mõelnud, et vaata, mis see kõik mulle sisse toob ja kui lahe see on. Ja nüüd see nagu saate aru, et see asi ei lähe nii, siis ongi valus ja ongi paha. Aga ma tahan seda öelda siia lõpetuseks, et ärge nugrutsege. See Sauade 8 ütleb selle kohta nii, et nüüd me läheme siit edasi ja tuleb palju ilusamad mõtted, tulevad palju paremad projektid, palju tulu toovamad ja palju kindlamad äripartnerid. Aga mina soovin teile seda päikesevalgust sellesse järgnevasse nädalasse. Mõelge hoolega läbi kõik oma otsused, ärge laske endale liiga teha ja ootame ära, mis järgmisel nädalal öelda on, et mis siis välgukiirusel hakkab teie elus paremuse poole liikuma. Soovin teile imelist nädalat ja kohtume järgmisel nädalal.